Tere sõbrad! Tom? Tere! Me oleme oma järgmise vlogiga jõudnud uuesti Tartusse, tegelikult veel mitte. Just tikupoisis sõitsime mööda, seal toimus mingi laat, tahtsime kohvi võtta, ei saanud. Nüüd tuli appi Circle K, väike kohvike, väike, mis siin on? Kaneelirull. Ja Tom läheb siis Tartusse maastikumaratoni jooksma, nii et vaatame. Pool maratoni siiski. No teeme pooliku seekord. Jah. Vaadake, kui ilus roheline siin on. Tallinnas pole nii roheline juba. Kindlasti. Nii ilus. Sul on reconnecting with the nature. Mul on see reconnecting with the nature moment. Aga mul ei ole pohmakat. Ei nagu päriselt ei ole. Aga ma kõndisin eile suht palju kontsadega ja mul on vasak kand ja parema jalavarbad on hõõrutud, nii et ma olen veits nagu mingi lommakas kõnni. Valmis, jah? Kuidas on müts peast, ei näe, et siin on aega? No nii, on käes Tartu maastikumaraton. Mul on number käes, 21 kilomeetrit, lähen mina jooksma. Suusamaraton on selja taga. Ma ütleks, et jooksmine peaks olema nagu rohkem minu teema. Nii et ma arvan, täna maastik võiks päris huvitav olla ja aeg sinna mingi 1.30–1.35. Aga eks te näete ise nüüd tossud jalga, väike soojendus stardini on selline 30 minutit aega ja panu käima. Härra sai oma numbrikese kätte. Võistlussärgiga. Jaa, väga ilus särk oli mu. Näita. Tervis. Väga nunnu. See on tervis. I love it. Ja võistluskeskus on seal pool. Tendele kohe striptiisi. Swag. Tõutag. Kui keegi on segaduses, mis distantsile Valmis. Ma pakun 1.32. Jätame meelde. Juba enne võistlust on siuke higi väljas. ja daamid ja härrad, tänase stardi annab 3 öös 1. Nii et Leila Luike saab stardipüsti. Niisiis Tom startis ja mina tulin autosse tagasi ja kuna minu jaoks ja minul eile õhtul natuke unetunde väheks, siis ma otsustasin, et terve selle aega Tom jookseb ma magan. Sest ma ei saa teda nii või naa mitte kuhugi vaatama minna. Nii et 1,5 tunni pärast näeme. Let's go, Tom! Mis on emotsioonid? Väga lahe rada. Piisavalt raske, aga ei tõmmanud täiesti punasesse ka. Väga mõnus. Näita medalit. Tervishoiu kõrgkool edastab tähtsa informatsiooni. Ajaks tuli siis 1 tund ja 28 minutit, nii et tegin kiiremini kui arvasin ja väga mõnus rada, mulle meeldis. Me olime jõudnud koju ja meil on din-din. Väike Caesar salad. Ananassi limonaad. Best. Ei ole vein. Ei ole. Head isu. Head isu. Jah, me pole põhimõtteliselt vahepeal väga mitte midagi teinud. Väga väsinud on olla. Aga... Oota, keerasigi pole. Ma nüüd ütlen, mind jäädvustab meelde pokaaliga. Enne kui filmima hakkas. Tõstis laualt eemale. See on alkoholivaba. Alkohol free. 500 000 inimest umbes. Kõik ühes koos jooksma hakkavad, ühes koos. Crazy, kõik jooksevad, kaasa arvatud Tom. Me unustasime update'i teha, aga issand kui rõve valgus. Oota, Tom tuleb ka kohe. Aga me tulime Red Bull Wings for Life jooksule ja pärast emadepäevale. Tom leidis sõbra. Tundub absolutely amazing. Ehk siis jah, me oleme lauluväljakul, siin on mingi, ma arvan, mingi gildine ring umbes.
ja sa jooksed seda nii kaua, kuni jälitusauto su kätte saab. Nii, mina võtsin kokku 5 kilomeetrit, juba 10 peal tahtsin maha tulla, aga liigutin poole peale ja väga mõnus, inimesed toredad, ilm tore ja jooks mega. Super. Oh my god! Vaata, kui ilus nad. Kui ilus! Pererahvas kuskil liikvel või? Nii siis käes on õhtu ja me hakkame Dirhamisse sõitma. Me ei filminud täna üldse seal emadepäeva üritusel. No väga lahe vlog. Aga nagu auto on täiesti täis ratas. Siin on miljon asja, mitte midagi ära ei mahu. Nüüd me lähme Dirhamisse. Ma isegi ei tea, kuidas Tom jaksab sõita, sest ma olen suht kindel, et ma jään kohe magama. Aga härra peab sõitma. Tere hommikust! Jõu, on esmaspäeva hommik. Me oleme Dirhamisse jõudnud. Eile õhtul me läksime põhimõtteliselt kohe magama. Ja nüüd me lähme jooksma. Täna ma proovin pikemalt joosta, nii ma panen kõrvaklapid, et ma ei peaks Tommi jäppimist. Ja Tom jookseb ka mingi tunnike. Vau, me lähme Haapsalusse. Vaatame Haapsalu Humana küla. Niisiis, käisime jooksmas ära. Ma istun kogu aeg samas positsioonis. Siin kas ma oleks nagu päikest saanud. Ja nüüd me lähme Haapsallu. Sest meil õhtul tulime niimoodi ära, et meil ei olnud mitte midagi süüa, mitte midagi. Ja nüüd me lähme toidupoodi. Ja Humanasse. Humana. Oleme jõudnud sihtpunkti. Kus sa oled? Issand, kui mõnus ilm on. Mega soe. Nagu selge suvine. Väga, nagu esimest korda ma tunnen, ma liiga palavalt ennast riidesse peal. Väga ilus. Natuke lühike või? Loodselt on tükka. Ma ei tea, mida ma mõtlesin. Jah. Miks? Oi, jah, see on õlgadest veits suur. Ja kahju, ma tahaks nagu hommikukohvis. Jumala äge ju. On küll, jah. Jah, see on praegu kõige rohkem meeldinud, jah. Mis kõik keeldid on üks elu? See on päris suur, jah. Ma ise mõtlen, kui mamma lasta võtta nagu siin. Muidu on väga ilus tõesti. Jaa. Emma, kas on raske see vasta kommentaarides? See mulle meeldib. Mulle ka meeldib ja ma vaatasin, et see on mingi hea firma, et äkki ta läheb õpiliseks, sest ta praegu pole nagu läinud. Kann sobib jah, pruunikas. Nii et, mis ma peaks mõtlema? Ja 3 sekundi pärast te näete, mis ma ütlesin. 3, 2, 1. Ja Tom leidis sellise. Imo oli nice. Su nagu suure pusa peal on veits. Ma arvan ka, et pusa peal mitte. Oota, keera selka korra. Mulle meeldib see värv räigelt. I like it kind of. Ostuks tuli teksakleit, millesse Tomil ei ole usku, aga ma juba tean, et kui ma selle ilusti ära stiliseerin, siis ja see kleit, mille ma loodan oma õmblejast vanaemaga teha mulle parajaks. See mulle nii meeldib, see on nii nunnu. See oli 3 XL-i. Oli või? Jah. Okei, materjali jagub. Reaalselt meie ostmas lõhe mingi 1 kord aastas, siis kui on allaindlusega. Kõigil on allaindlus. Ja nüüd me valime oma tükikest. Norm, jah. Võta see tükk, jah. Saab meil sellest piisab päev? Jaa. Tavai. Nii, oleme jõudnud tagasi ja härra läheb oma rattatiirule. Ma tean, et neid ei kanda nii, aga minu meelest need on nagu mugavamad. Miks neid ei kanta nii? Et pannaks tegelikult siia nagu rattapüksi alla. Sul ei mahu, sul on nii kitsad püksid. Ei, mitte seda, aga ma ei tea, mulle meeldib mingi kindaid siia vahele panna. Also fun fact, siin on siuksed linnud, kes vaatavad auto peeglitesse ja siis nad kakavad need peeglid täis, nii et me panime... Tark nagu ma. Jah, Toomas pani, tähendab, kilekotid. Mart Paht inspireeris. Päriselt või? No võt. Ja mina teen tööd ja esitan arveid ja et saaks elada.
sajab või? Pidi küll hakkama vist. Kiirusta. Olgu. Tšau. Ma ei tea, palju te kuulete, aga ma arvan, ma teen mingi selline tund 45, 2 tundi ratast. Ilm on suht mõnus. Mõtlesin homme minna pikale sõidule. Mingi 3-4 tundi, aga täna on tegelikult see ilm. Aga täna on täitsa vara, proovime homme. Hevi vastutuul! Kui ma tagasi tulles ei lenda, siis ma ei viitsi. Täiesti tekkis. No nii, ma olen sõitnud täpselt tund aega. 26,5 kilti. Ehk siis ma tahan teha eksperimendi. Sorry, aga täiesti vastutuult terve aeg. Ja ma tahan teha, kui kiiresti ma saan tagasi sama effortiga. Ma arvan reaalselt mingi 50 minutiga, ma ei tea nalja. See on crazy, mis praegu oli. Kui ma saan grammikegi vastu tuult praegu, ma ei viitsi enam. Ausalt. See oli tund aega lihtsalt puhast kannatamist. Nüüd peab olema lihtsalt tund aega mõnu, 50 minut mõnu. Sorry. Aga see peab olema nii, muidu mingi skämm. Võin konfirmida, et sõitsin tagasi pärituult. Tagasi tuli mingi 50 minutiga. Nii et mingi 31 või 32 kilti tunnis. Ja kokku? 53 täpselt. Aga ma tegingi eksperimendi. No nii. Tunni aega täpselt sõitsin Noarotsi. Ja siis vaatasin palju tagasi, nagu sõidan sama effortiga. Nii. Sõitsin 50 minutiga. Sama distantsi. 10 minutit kiirem. Ülimõnus nagu oli tagasi tulla pärituult. No nüüd teeme süüa või? Sauna. Süüa. Käes on õhtu. Ja siin on meie odav lõhe. Olsu avastasime Poola söögi tegemise pealt, et soola pole. Ja teriakit ei ole, mida ma soovitan, kui teil on lõhe, siis teriaki soosiga lõhe on parim. Aga kuna meil teriakit ei ole, siis ma isegi ei taha öelda, mis siin kala peal on. Ma panin just kõik. Ja sellised. Tegelikult see on tavaline kartul, aga näeb välja nagu väga hea friikas. Täna on väljas ikka paganama šait ilm, aga ma olen rattaga sõitma. Imu on täpselt nagu sügis. On küll väga sügisena või ikka. Niiske. Ja. Aga järka nädal, kui tooma kevadtorm, meil on mingi 22 kraadi. Suvi. Ma arvan, täna tuleb mingi selline, proovin teha mingi 90 kildise ringi. 3 tundi, natuke peale võib-olla, aga vaatame, kuidas läheb. See pole mõnus. See ei ole hea. Mina tegin, mul on vaja üks Ninja Creamy retsept järgi teha, nii et me võtsime selle masina kaasa. Aga ma tegin selle ühe retsepti ära ja siis ma vaatasin, et Tom just läks rattaga sõitma ja reaalselt, ma kohe näitan teile. Õues hakkas aina rohkem sadama, vahepeal oli isegi hullem. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et kuidas Tom nüüd rattaga sõidab ja ma vaatasin, et ta sõidab tagasi. Järelikult oli ikkagi piisavalt hull, et ta ei läinud oma pikale tiirule, nii et küsime kommentaare. Ja sealt ta tuleb. Ma arvan, et ta on suht kurb, aga ei ole hullu. No, mis juhtus? 3,5 tundi, natuke üle 100 tundi. Seda straavat jäkka paremas praegu. Praegu ei hakka, jah? Mulle meeldisid täpselt, kui sa läksid, sa hakkas sadama. Ainuke viga selle sõidu juures oli see, et ma varem ringi ei püüda. No, aga palju tuli siis? 20 kilti. Ei ole hullu. Mõnus hommikune liikumine päikse käes. Härra siis editib meie järgmist YouTube'i vlogi. Varsti läbi lassi, ma arvan. Ja mina panin just videod ülesse ja nüüd mõtisklen, nagu õues ei ole väga kena ilm. Ma korra kontrollin, ei ole. Ma tahaks midagi küpsetada, aga ma ei tea mida. Andke mulle nagu mõtteid, mida küpsetada. Mõtlesin korraks nagu teha neid, on need vist Pavlovad või? Ei ole Pavlova. Midagi, see mida tehakse lihavõtetel. Aga samas siis ma mõtlen, et kes need kõik ära sööb.
mitte mina, mul on vaja suvevormi. Ja täpselt nii kiirelt mu mõte jõuabki. Ma teen banaanileiba, sest nagu need banaanid pole enam kindlalt okeid muu asja jaoks. Nad on võib-olla ka banaanileiva jaoks veits üle, aga pole hullu. On hea mõte, on ju? Ja nii kiirelt ta valmis saigi. Ülihea. On hea? Tõesti on hea. Banana bre. Panin šokolaaditükikesi ka. So good. Aveliina läheb jooksma, täielik runner, full horsepower särgi andsin talle, täiesti full horsepower. Näete praegu neid vatte, mis sinna kõnnisammu lähevad. Mul endal hakkab kohe üks kõne ja siis ma mõtlesin ka, et kuna hommikul rattasõit jäi väga lühikeseks ja ma nagu reaalselt ma läksin kõige halvemal ajal päeval rattaga sõitma, siis kui vihma nagu padukat sadas. Ja kui ma koju tulin, siis mingi terve päev on täiesti kuiv, kuigi ilmateade näitas terve päev sajab, aga pole hullu. Ma arvan, ma teen mingi jooksuvärgi ka enne sauna, aga... Ma nüüd räägin, miks kõik arvavad. Meie omad sõbrad arvavad, et sina teed süüa. Isegi kui me selle noa ei... Mina? Aga ma nüüd avastasin, milles on probleem. Kui teeb Tom süüa, mina niimoodi kaameraga tšuk-tšuk. Kui mina teen süüa, keegi ei filmi mind, ma praegu pidin ise paluma. Igal juhul Tom käis ka, mina käisin jooksmas, siis nüüd läks Tom jooksma, ma panin sauna sooja, saun on nüüd äkki soe, nii et me läheme sauna, teeme grilli, kartulit ja siis on Eurovisioon. Eurovision! Küsimus, miks hakkab Eurovisioon kell 10 õhtul? Tundub veider, aga olgu, lepime sellega. See on minu telefon. Saunas on küll ainult 65 või, aga mulle meeldib viimasel ajal. Ma olen aru saanud, et selline saun on palju mõnusam kui mingi 100-kraadine saun. Nõus on ju? No ma ei tea, leile peab viskama just. Vaatame, millega härra tegeleb. Ussa, mis tossa? Kuule, sul peabki põlema ja? Ja miks selline outfit? Muidu ma lõhnan pärast nagu grill. No vähemalt sponsor on ikkagi õige. Edu siis. Parmesani kartulid. Nüüd läheb liha grillile. 9 päevaks peaks jaguma. Maximorits. Also, ma olen täielik grillijumal, sest et Tom üritas siin oma leeki püstitada, ma ei tea kui kaua. Ja siis ta läks korraks poodi ja ma ütlesin, ma valvan ise. Ja siis kui tema leeks oli pisike ja kohe sekundi pealt, kui ta ära läks. Okei. Noh, igal juhul ma sain perfektse süsi. Palju õnne mulle. Nii. Mis see on? See on smoky barbecue. Nii siis, grill. Kui hea. See on siis, ma ei tea, mida see tähendab. Kentucky grill. Ja teine oli mingi maple. Vahtrasiirup ja mingisuguse. Need olid seal Max ja Moritz üritusel ka ja need olid tõesti head. Naudime. Ei, ära ütle nii. Vaata, kui ilusad nad on. Nii siis, me pole täna ühtegi update'i teinud, sest et ma kohe näitan, milline on ilm. Me oleme tööd teinud. Kohe. No umbes selline on terve päev olnud. Tegelikult suht mõnna. See vihmasabin mulle väga meeldib. Aga Tom vist käis hommikul jooksmas. Ma näitan, mis ma süüa teen. Hetkel panin orso podisema. Siis kuna meil jäi eilsest grilli nii palju üle, siis... Ja trühvlimaitseline see sulatatud juust läheb lõpus siia, pluss parmesan. Ja mida teeb Tom? No ma räägi ise, mis sa teed? Lõputöö viimased pingutused. Sa pead täna ära esitama? Ei pea, homme tegema. Ütleme nii, et on suht närvis olnud siin väga palju. Nüüd play it cool. Selline huvitav lõpusprint on vaja veel maha pidada selle lõputööga. Ja siis loodetavasti saab selja taha jätta selle ja juuni keskel olen kõrgharitud. Loodame. Ja. Mina ei tea, kas me veel üldse midagi vlogime. Kõik on siuke väga kulgemine. Pluss homme me lähme Tallinnasse. Võib-olla seda päeva me vlogime, sest homne päev on päris kiire. Aga reedel läheb Tom kevadtormile, nii et ma olen siis nädalaga üksi.
siis ma üksi, ma arvan, ei vlogi. Aga vaatame, mis saab. Ja nüüd, vaadake seda. Looks good. Looks good. Ja siis parmesano. Oih. Kell on 8:30 hommikul. Asjad on jälle autos. Ja me liigume Tallinnasse. Sest et me peame viima Tommi auto parandusse, sest ta peab juba homme sellega Tapale sõitma. Ja siis on meil igasuguseid muid ägedaid tegevusi. Võt nii. Võt nii. Väga kaootiline vlog, me oleme Ülemiste keskusel. Käisime mingi poes. Sain endale ühe nunnu kohavasti näitan Maika. Käisime küll Tommile asju otsimas, aga ta ei leidnud midagi. Ma pressure siin nüüd ostma ühte pükse, aga nüüd ta mõtleb. Ja nüüd me lähme ja lõikame siit natukene maha. Nii siis härral on soeng valmis. Nii palju parem. Super. Nii, oleme tulnud Kadrioru parki jooksma. 12 kilomeetrit. Ja, Praegu pole veel ühtegi täis, nii et ma ei saa öelda, kas me teeme ära ka. jah, me anname teile update'i, aga eks te näete Alina kanalilt ka millalgi sellist. Palju me siis jooksime. Aga ilus on küll. Ilus on jah. Tegime 12 kilti. Vau, hüva. Minu, mis on kui kitsas, minu elu pikim jooks. Vamos. Väga rahule jäin. No nii, me oleme tagasi kodus ja mõtlesime, et põhjuseid tähistada on mitmeid. Esiteks, ma esitasin enda lõputöö ära lõplikult. Teiseks, ma lähen nüüd nädalaks ajaks metsa ja täna on viimane õhtu kodus. Kolmandaks, Avelina jooksis 12 kilomeetrit täna, distance rekord. Neljandaks, täna on Eurovisioon ja viiendaks, täna on 14 mai ja meil on tähtpäev 14. Ehk siis käisime tähistamiseks sushi. Oi. Also, Heitu ja Kevin varastasid meie pulgad ära, nii et me peame kahvitega sööma. Jah, Heitu ja Kevin, tooge meie pulgad tagasi. Ehk siis See kaootiline vlog saab lõpuks läbi. see on, ma ei tea, kui põnev seda vaadata oli, aga ma loodan, et te nautisite. Midagi ikka. Kui sulle video meeldis, pa like, pane meie kanalile subscribe ja näeme juba järgmises videos. Ilusat suve algust teile. Tšau!